Nii, jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Jätkuvalt Tartus 1897 trükitud. Jumala sõna, mis pühad mehed püha vaimu läbi juhatatud vana seaduse raamatusse heebrea keelest ja uue seaduse raamatusse kreeka keelest. On kirjutatud, aga Jumala armu läbi on ka meie Eestimaa keeli üles pandud. Nüüd 12 korda trükki antud. Esimeses otsas on üks õpetus, mõnitsus nende heaks, kes Jumala sõna hinge kasuks püüavad lugeda. Ikka oma kasu peal väljas. Oleme 40. õpetusnädala tsüklis. Paalak on selle üleüldine toon, nimetus. Prohvetitest on prohvet Miika 5.7 kuni 6.8. Ja Jakobi jätiksed, mis asja? Ja Jakobi jätiksed peavad paganate seas, hulga rahva seas olema kui lõukoer, metsalojuste seas, kui noor lõukoer pudulojuste karja sees, kes läbi käies ära tallab ja murrab ja ei ole seda, kes käest ära kisub. Sinu käsi peab su vaenlaste üle suureks saama tõstetud ja kõik su vihamehed peavad saama ära kaotatud. Ja see peab sündima sel päeval, ütleb Jehova, et ma sinu hobused su seast ära kaotan ja su sõjavankrid hukka saadan. Ja ma tahan su maalinnad ära kaotada ja kõik su tugevad linnad maha kiskuda. Ja tahan nõidused su käest ära kaotada ja pilvest ja pilvest lausujaid ei pea enam mitte sul olema. Ja ma tahan ära kaotada su nikerdatud kujud ja su ebausu sambad sinu seast. Ja sa ei pea mitte enam oma käete tehtud asju kummardama. Ja ma tahan su hiied ära kiskuda sinu seast ja su linnad ära kaotada. Ja tahan vihas ja tulises vihas paganate kätte maksta, kes ei võtnud kuulda. 6. peatükk. Jehova käib otse kui kohtus oma rahvaga, mis õige ohver on ähvardamised. Mis õige ohver on ähvardamised. Et kuulge, mis Jehova ütleb. Võta kätte, riidle vägedega ja mäekünkad, kuulgu su sõna. Kuulge teie mäed Jehova riidlemist ja teie tugevad maa-alused, sest Jehoval on riidlemist oma rahvaga. Ja ta tahab Iisraeliga kohtus käia. Mu rahvas, mis ma olen sulle teinud ja miska olen ma sulle vaeva teinud. Kosta mu vastu, sest ma olen sind Egiptuse maalt üles toonud ja sealt orjamise kojast sind ära lunastanud ja olen su eele Moosese, Aaroni ja Mirjami läkitanud. 2. Moosese 12, 37, 41. Mu rahvas ei tuleta meelde, mis nõu Paalak, Moabi kuningas pidas ja mis Piilem, Peori poeg, temale kostis. Tuleta meelde, mis sündinud Sittimist, Gilgalist saadik, et sa õpiksid Jehova õigust tundma. 4. Mooses 22, 5, 6, 7. Rahvas ütleb, miska pean ma Jehova ette jõudma, pean ma põlvili kõige kõrgema Jumala ette kummardama, kas ma pean põletamise ohvritega 1-aastase mullika talle tema ette
jõudma, mullikatega tema ette jõudma. Kas Jehooval peaks hea meel olema tuhandest jäärast ehk mitmest 10 000 õlijõest? Kas ma pean oma esimese poja andma ohvriks oma üleastumise eest ja oma ihu soo patu ohvriks oma hinge eest? Tema on sulle teada andnud, inimene, mis hea on ja mis nõuad Jehova su käest nüüd. Hakkame otsast peale. Tema on sulle teada andnud, inimene, mis hea on ja mis nõuab Jehova su käest muud, kui et sa pead tegema, mis kohus on, ja heldust armastama ja ennast alandama, käies oma Jumalaga. Kogujate raamat äkki, 12, 13, 14, 1. Timoteus 1:5. Jah, siin räägib jälle Balakist ja Belbeorist, ühest sellest nägijast, šamaanist. No, teatud ringides kutsutakse teda sortsiks või warlock või kuidas iganes need meesnõide siia kutsutakse. Aga mis on kogu selle asja mõte? Kogu selle asja mõte on see, et looja ütleb ka, et kuulge mäed ja muud asjad, mis te siin maal olete, et mul on oma rahvaga natukene vaja rääkida, et ärge teie vahele segage. Miks peaks loojat huvitama mingisugused mäed, künkad, hiiekohad, kui nendes ei ole mingit hinge? Aga juba vanadest aegadest, vanadest tekstidest erinevad rahvuspärimused ja kultuurid üle maailma. Ameerikast, Aasiast, Aafrikast, Euroopast, isegi Okeaanist, Austraaliast räägivad nendest vaimudest, nendest olenditest, nendest võimastest liidritest, kes sai maetud ja kelle auakohtadest said pühamud ja kelle pühapaikadest said siis hiiekohad, väekohad, energiakohad. Aasia kultuuris on tegelikult väga hästi on see välja toodud, kuidas see hierarhia käib. Et on mingisugused tegelinskid, on mingisugused väiksed, need siis, mida Enoki raamat ja esimene Moosese raamat kirjeldavad kui langenud inglite järeltulijad, nende lapsed. Et kes pidid ennast kodusõja stiilis, nagu see titaanide võitlus, kes on neid erinevaid filme näinud või raamatuid lugenud. Clash of the Titans. Et esimene generatsioon hiiglasi pidi ennast ära hävitama, üksteist ära hävitama ja nende vanemad pidid seda vaatama. Selle üleastumise eest, et nad rikkusid looja seadusi, looja piire. Taevast territooriumi ja meie maist väikest terraariumit. Ja siis pandi nende vanemad karistuseks kinni 70 generatsiooniks üleastumise eest, et nad segasid end inimrassiga, inimrahvaga. Aga miks ma üldse sellest räägin ja miks ma Aasiast nüüd rääkisin? Kui oli see ülemaailmne uputus, millest ja kõik tsivilisatsioonid räägivad, et üks perekond ühel veealusel pääses.
kelle järel siis kogu terve maailm populeeriti uuesti. Aga need kehadeta olendid, kes ei olnud ei taevased, ei maised, jäid siia ringlema ja hakkasid noalapsi kiusama. Ja kui ma ei eksi, siis see peaks olema sellises raamatus nagu Book of Jubilees, juublite raamatus, mis on kahjuks meile on katkendlikuline, seepärast et suured targad teadlased, kes omal ajal surnumerest leidsid need tekstid, suutsid väga palju ära peita ja isiklikesse privaatarhiividesse viia. Aga juublite raamatus on 439. Ma ei mäleta nüüd peast seda peatükki. Aga juublite raamatus on, vaatame, siin isegi sisukord olema. Deluge 479 ei ole. Fall of the Angels, inglite langus, nende karistus, uputus, ette räägitud 483. Miks ma toon selle praegult siia sisse? See on nii tähtis selle Balaki ja Baalami selle needmiste ja õnnistuste koha pealt. Me jõuame kohe sinna tagasi komistuskivini, mis meie rahval kahjuks on. The fall of the angels, their punishment, deluge foretold. Et inglid langus, nende juttu öeldud. Ja tuli aeg, kui inimeste lapsed hakkasid paljunema maa peal ja tütred, mis neile sündisid, et looja inglid nägid neid kindlal juubeliaastal ja nad olid väga ilusad vaadata ja võtsid neid endale naisteks, keda iganes nad valisid. Ja need tõid ilmale poegi, kes olid hiiglased, Nephilim. Giant Gigantus on nagu maiselt sündinud, aga Nephilim, Nephal on langenud või selles mõttes korrumpeerunud. Et need olid need hübriidid ja igasugune seaduse rikkumine kasvas maa peal ja kogu liha sai rikutud. Inimesed, kari, loomad, linnud, kõik, mis kõndis maa peal. Nad korrumpeerusid, nende kordasid, nad hävitasid ja sõid üksteisi ja see kasvas ja kasvas ja kasvas. Nad isegi rikkusid taimi ja lindusid ja loomi. Üritasid omavahel kokku panna, aga nende hing ei ole alati inimesega. Seepärast, et inimese eluiga saab olema ainult 120 aastat lagi. Aga siin on nüüd sellest noalaeva ehitamisest, noa ohverdusest ja
siin räägib juba nendest pühadest. Aga siin kuskil siin noalaeva järgi, ma ei suuda praegult ingliskeelses tekstis seda nii kiiresti leida. Igastahes juubeliraamatus siin kuskil on kirjas ühes peatükis, kuidas need langendinglite nüüd surnud lapsed, kellel ei olnud kehasi, kes ei saanud ei taevasse ega saanud maa peale jääda, seepärast nende füüsiline keha oli hävitatud, aga nende hing jäi siia rändlema ja nad hakkasid noa lapsi kiusama. Ja noa palus loojat, et ta need ära võtaks. Aga saatan ütles, et kuidas saab tema oma karistus saada, kui tal ei ole kuidagi oma dominiooni, oma võimu, võimalus kehtestada inimrahva peale, et tema jaoks see karistus on ju ebaaus. Et miks peaks tema karistada saama, kui ta ei saa isegi pahandust teha. Ja siis looja otsustas, et 10% kõigist nendest hübriidjärglastest, kes on teemonid, kes on nii-öelda spirits hinged, demons. Demons on disembodied spirits ehk siis ilma kehadeta hinged. Ja 10% nendest jäi ringlema, ülejäänud viidi surmavalda. Vangistusse. Ja see 10%, kes siin ringleb, nendest 10% tulid need igasugused need erinevad religioonid, igasugused usundid, arusaamad, taaskehastumised, millest meil siin paljud räägivad. Oi, ma olin eelmises elus see ja ma olin eelmises elus teine ja ma olin eelmises elus kolmas. Hinduismi, budismi, shintoismi, mis kasvas välja sellest segust ka Aasias. Nüüd jõuame järjega uuesti Aasiasse tagasi. Aasia folkloor on Eesti folklooriga, Jaapani folkloor on Eesti folklooriga väga-väga sarnane. Juba ainuüksi sellel paralleelil. Et nüüd jõuame siia sellesse põhituuma, millest ma tahtsin rääkida. Kõigepealt võetakse üks siis langendingli järel tuli ja see väike hingekene, kes on nii süütu ja nii nunnukene, et kui te teda kummardate ilusti, siis ta on nagu jumaluke. Et neil on erinevad nimetused nendeks. Et on hierarhia. Et nendel tegelistel on hierarhia. Et ta on siuke jumaluke, ta on siuke hea ja nunnu ja aitab ja annab väge ja annab viljasaaki ja annab laste õnne ja sa teed talle altari sinna kuskile, kas siis veeallikasse või puude vahele metsa või siis mingi kivi peale, siukse suure rändrahnu peale. Et sellest saab tema pühamu, tema tempel, tema altar, tema hiiepaik. Üldjuhul need, kus need hinged pesitsevad, nad on väga territoriaalsed. Osad käivad kaasas inimestega, osad käivad kaasas needustega, mis siis nii-öelda needused ehk siis, et missuguseid amoraalseid tegusi on tehtud, mis on teatud aktidega seotud, aga on kohapõhised. Kohapõhised on need hiied. Ja siis ongi see, et alguses nad on armsad väiksed hingekesed ja spraidikesed ja spiritikesed ja kaamikesed ja siis nii kaua, kui sa neile andamit viid, nii kaua nad on hästi nunnud ja hästi head ja hästi armsad ja aga kui sul hakkab asi paremini minema, sa kipud neid unustama, neile vähem tähelepanu pöörama. Nad saavad natukene pahuraks. Nad võib-olla lasevad selle valvsuse korraks alla, lasevad teistel, kes tahavad ka oma andamit saada. Lasevad nendel natukene sind hirmutada ja möllata seal territooriumil ja lasevad metsloomadel saake ja kariloomasi lõhkuda ja võib-olla bandiidid ja vargad lasevad rüüsteretki teha. Seepärast nendel on teatud dominioon. Ja vaata siis, kui mida rohkem sa hülgad neid nunnukesi, hiie, jumalukesi, hingekesi,
seda kurjemaks ja pahasemaks nad saavad. Ja siis nad ei ole enam kaamid. Siis nad on mingid juba joomad ja ma ei tea, mingid, mis iganes, teemonid. Et jumalukesest saavad järsku pahalased ja teemonid ja siis kurjad hinged, et nagu tengu või mis iganes, see hierarhia läheb hästi kõrgele välja. Et ühesõnaga sellest armsast väiksest jumalukesest ja hingekesest ja sellest saab tõsine teemon ja laastav jõud, kui sa lõpetad talle andami andmast. Ja see on terveid külasi lõhkunud, terveid perekondasid, terveid piirkondi on laastanud need asjad. Aga, siin on aga. Nii kaua, kui sa oled teinud nendega lepinguid ja nii kaua, kui sul on nendega kehtivad lepingud, neil on õigus sinuga manipuleerida. Kui sa ütled nendest lahti, kui sa pöördud looja poole, siiras hinges, patukahetsuses, meeleparanduses, kuidas iganes keegi suudab seda kontseptsiooni võtta. Ütled lahti nendest sitajumalatest, ebausujumalatest, nagu piibel neid kirjeldab. Lõpetad nendele iidolitele ja nendele kujukestele ja nendele graveeringutele ja nendele puudele asjadele ja kividele ja aasadele andami andmise. Ütled sellest kõigest lahti. Mõlemapoolselt palud lõigata läbi sidemed ja parandada, teha terveks, et sinu osa tuleks sinu juurde tagasi ja tema osa läheks tema juurde tagasi. Teeks teid mõlemaid terveks, tervikuks. Lõikaks läbi need hingelised sidemed, need eluniidid. Ja palud looja abi, looja puhastust, Jeesuse Kristuse verevalamist, ohvriandi ja Kristuse vere ja ohvriandi ülestõusu kaitset. Et kuulutad selle kodu, selle maja, selle piirkonna, oma põllud, oma aasad, oma aiamaad, oma metsad. Kuulutad need loojale. Kuulutad need Jeesus Kristuse omandiks. Püha vaim ja looja hingus ainult valitseb sellel territooriumil. Mitte kellegil teisel ei ole õigust seal toimetada, ülbitseda ega kiusata. Nende jaoks on see tee läbi lõigatud. Olgu, kui sa tõsiselt seda võtad ja siirad, siis looja aitab sind. Aga see ei tähenda seda, et nad ilma võitluseta alla ei annaks. Ja kui sul on mingigi uksekene, mingigi asi, millega sa oled ikkagi ennast seotud, on sul mingisugune kujukene, mingisugune kepikene, mingisugune, ma ei tea, tööriistakene, spetsiaalne asi, millega sa oled käinud seda hiiepaika hooldamas. Kui sa seda omal alles hoiad, mis on tehtud sul nii-öelda altari tööriistaks, et igapäevaselt sa ei kasuta, aga sa käid sellega just seal või on need riideesemed või on need spetsiaalsed jalatsid, millega sa seal käid. Kui sa neid ära ei põleta ja nendele neid samu lepingute lõpetuse sõnasi peale ei loe, sa ei saa nendest teemonitest lahti. Sa oled andnud nendele juriidiliselt õiguse sinu territooriumil sitta korda kokku keerata. Ja neil on õigus sind kiusata, neil on õigus sulle haiget teha. See on looja poolt antud, seepärast, et sina ei ole nendega sidemeid läbi lõiganud. Ja siin ongi see probleem. Sina võid seda teha. Sina võid oma majas need asjad korda teha. Aga kui sul on mõni pereliige, kes keeldub seda aktsepteerimast ja jonniga hoiab sellest kinni, sul lihtsalt käib päevast päeva mürgeldamine ja sul ei ole seda rahu kodus. Seepärast keegi su perekonnast ei ole sellest aru saanud. Ja see väsitab.
see lihtsalt väsitab ja muserdab, sest sa oled kõik teinud selleks, et sa saaksid oma kodu vabaks, et sa saaksid õnnistuse, et sa saaksid edasi minna. Küsimus on, kus poolt tulevad õnnistused, kes neid jagavad, mis on nende nii-öelda peenes kirjas peidetud lepinguread. Ja kui ennast siduda igasuguste rahvusvaheliste paktide ja igasuguste rahvusvaheliste inimõiguste ja konventsioonide ja asjadega, kelle asutajatest, kelle liikmete taustast ja kelle ideoloogiast teil ei ole õrna aimugi ja siis üritate kogu ülejäänud maarahvast nende lepetega siduda. Ma saan aru, teine maailmasõda oli tore, kamikaze, need Jaapani pommituslendurid. Teie võite enesetapu lennule minna. Palun jätke teised rahule. Palun jätke teised rahule. Me ei taha teie hiidede ja teie tontide ja teie teemonitega mingit pistmist teha. Pange ennast põlema koos nende samuste värdjatega. Ja siis imestate, miks meie maal on kõik hukas. Rahvas väärib neid valitsejaid, kes neil on. Sellepärast, mis on rahva üleüldine meelsus, see, et on üksikud taskud. Neid üksikuid hoitakse täpselt nii palju, kui nemad toetuvad ja loodavad loojale. Aga ega nemadki ilma katsumusteta ei ole. Neile antakse ju ka võimalus murduda, seepärast me ei ole droonid, me ei ole robotid. Meil on vaba tahte valik. Ja vaba tahte valiku probleem on täpselt see nagu lastega. Sa räägid neile ühte, sa üritad neile õpetada, mis on õige. Sa arvad, et nad kuulavad sind. Aga siis teevad ikka midagi siukest, mis on nagu täiesti aga see on vaba tahte valik. Me ei saa sundida. Jah, me võime piiranguid seada ja karistusi luua, aga kui nad ei saa aru, milleks need on, siis oleme meie need, kes oleme vajaka jäänud selles õpetuses. See vastutus langeb ju eelkõige vanematele. Aga ega lapsed ka sellest ju täiesti eraldatud ei ole, et vastutus on mõlemapoolne, arusaam on mõlemapoolne. Seda paralleeli võib ükskõik kuidas ühiskonnas tõmmata. Kodust kohaliku omavalitsuseni, kohalikust omavalitsusest maakonnani, maakonnast riigiasutuseni ja nii edasi. Linnadeni, valdadeni, meie kodumaani. Selle asemel, et meid kellelegi kolmandale jälle maha müüa. Palun võtke oma tegude eest ja oma mitte tehtud tegude eest vastutus. Ja alustage iseendist. Olgu. Lühike osa, aga väga palju on siin Uues Testamendis, väga palju seletab Vanas Testamendis. Väga palju paralleele on siin tegelikult Jashari raamatust, Hashir.
mis põhimõtteliselt jutustab seda piiblilist lugu nii-öelda välisvaate ja folkloori tasandil, nagu eepose tasandil. Kuid on ka muid ülestähendavusi teistest kultuuridest, kes kinnitavad ja toetavad neid asju, mida me siin loeme. Et millest me üritame õppida, et just õpetuseks, mõnitsuseks, oma kasuks. Milleks me üldse midagi loeme, milleks me üldse neid piibliraamatuid ja asju vaatame, milleks me koolis käime. Just sellepärast, et meil tulevikus kergem ja lihtsam oleks. Isegi ei salga seda, et ma loen piiblit oma kasuks. Aga miks ma peaksin seda ainult oma kasuks lugema, kui mul on võimalus ka teisi sellega aidata? Aga nagu ütlevadki mõningad tegelinskid, prohvetid ei ole kunagi omas linnas sallitud. Mitte, et ma mingi prohvet oleks. Ma lihtsalt oskan kokku panna informatsiooni, seda läbi töötada. Ja nii piiratud kogusel välja tuua, kui vähegi võimalik. Meeldivat hingamispäeva.